Kuidas mu hea klient sai peaaegu 50 000 dirhamiga tünga? Klient tegi ise eeltööd ja maksis ostuvi ühele arendusele, mida mina ei soovitanud. Ostuvi tähendab seda, et klient maksab tagastatava deposiidi, et olla järjekorras ja kui tuleb mingi arenduse müügipäev, siis ta saab olla esimeste seas, kes valib enda meelepärase korteri. Kuid klient sai aru, et see arendaja on no-name ning me broneerisime kliendiga muus arenduses parema objekti, vaatamata sellele, et oli natuke kallim. Ning klient küsis siis maaklerbüroo käest, kus ta maksis ostuvi raha tagasi ning juhtus see, et tema kirjadele ja kõnedele ei vastatud või tulid vastu ainult tühjad lubadused. Ning klient ootas veebruarikuust raha ja juunikuus me aitasime tal koostada ametliku kaebuse Maa-ametisse ning juuli lõpuks ta sai oma lubatud raha tagasi, sest skeem oli seal väga keeruline. Arendajat esindas maakleribüroo, kes müüs ainult neid ja seda maakleribürood esindas teine büroo ehk kõik näitasid üksteise poole näpuga ja kuna tegemist oli väga väike arendajaga, siis reaalselt nad kõnedele ega kirjadele ei vastanud ja nende juriidiline aadress oli ainult fiktiivne. Aga kõik läks hästi, me aitasime enda klienti ning sellepärast tulebki Dubais või Abu Dhabis kasutada professionaali abi, et mitte sattuda niimoodi õnge.